hei armas, on veebruarikuu teine nädala algus ja valin sulle kaardid täna valgusteadlikkuse inspiratsioonikaartide hulgast. 3 kaarti, mida ütleb sulle universum sel nädalal, milles pead siis tähelepanu millele pöörama, mida arvesse võtma või millega saad sa siis enda elu siis luua selliseks, et see on sinu jaoks meelepärane ja õnnestumistes ja heaolus ja nii, universumi sõnum on see, et töö on minule hobi, huviala, meelistegevus, rõõmust ka naudin töötamist, olen õnnelik ja õnnistatud. Universum tahab sulle öelda, et kui sa suhtud oma töösse, missugune iganes see töö siis sul pole, oled sa pagar või oled sa koristaja või oled sa kokk või oled sa hoopis osakonna juhataja, siis harjuta selle suhtumist, endas töösse suhtumist just selliselt, et ta on sulle hobina, meelistegevus ja samas annab sulle siis ka sissetulekut, et endale kõike igapäevast siis lubada. Et sa naudiksid oma tööd. Et vaata üle, millise suhtumisega sa enda töösse suhestud. Kas sa lähed tööle ja mõtled, et jälle see uus nädal ja uus päev, ja ootad võib-olla igal hetkel, et see tööpäev lõpeks, või sa naudid igat hetke, et unustad maailma ära, unustad söömise ära ja sa tõesti rõõmuga naudid seda tööd. Kui on vastupidi, siis vaata üle enda võimalused siis seda töö eriala siis muuta, täiustada või teha endale selliseks, et sa tõesti oled õnnelik ja õnnistatud ja lähed iga päev tööle nautides, rahuloluga. Ehk siis vaata üle, mida tähendab sinule sinu töö. Kas see on see, mida sa oma sisemuses tõesti tahad teha ja mis annab sulle seda rõõmu ja naudingut, mis on sulle hobi ja meelistegevus. Abikaart on see, et usaldan, et elan kõik võimalikkuses, alati on kõigile lahendus, minul jõuab info, mida vajan ja mida ise oma mõtetega loon. Kui sa leiad, et see töö ei ole just see, mida sa tahad teha, siis tea, et sa elad kõik võimalikkuses ja alati on kõigele lahendused. Kui sa annad universumile soovi või teada, et sa väärid seda ja see on sinu elus ja sa liigud seda tegevust tegema, siis universum saadab sulle kas mõne kursuse või mingi sellise lahenduse, kus sa saad selle töö endale vaadata, mis on sulle hobiks ja meelistegevuseks ja sa oled õnnelik ja naudid seda tegemist. Nii et sinuni jõuab täpselt see info, mida sa vajad ja mida sa oma mõtetega lood ja mõtetega lood just selliselt, nagu ma enne ütlesin, et sa mõtled läbi selle, mida sina tegelikult tahad, mida sa tahad teha ja mitte ei mõtle oma peaga ehk mõistusega, vaid enda südamega, mida sa tegelikult tahad teha. Sa elad üks kord ja aasta läheb edasi ja võid olla üks kord sellises seisundis, kus aastaarv sinu elatud aastates on selline, kus sa mõtled, et näed, et oleks võinud ikkagi teha muudatusi või uurida või õppida juurde või olla julgem ja pealehakkavam. Ja et sellist olukorda juhtuks, siis ela nüüd ja praegu hetkes ja selles hetkes, milles sa oled, elad sa kõik võimalikkuses ja sinule annab universum kõik lahendused, kui sa ainult seda ise tahad ja mõtetega lood. Ja
sinu juurde tuleb see info ja teadmine, kui sa seda otsustad ja tahad. Ja oled kindel, et see on sinu jaoks olemas. Just selline elukutse, mis on sulle meelistegevus, huviala, hobiks ja mida sa saad nautida. Sul tuleb ainult arvata seda. Sul tuleb ainult mõelda, küsida, mida ma tegelikult tahan. Ja kõik hakkab liikuma. Usalda. Millega sa saad siis seda esimeste kaardite sõnumit siis võimaldada oma ellu on see. Soovin teistele kõike seda, mida tahan iseendale. Soovin kõigile valgust, armastust, tervist, küllust ja olgu kõik õnnistatud. Ehk enne just ma tegin sellise nädala sõnumi salvestuse ja tegelikult seal oli üks ka idee või selline sisu mõte just selline, et see, mida sa välja kiirgad, seda hakkad maailmast vastu endale tagasi saama. Ehk kui sa juba eos soovid kõikidele, et nad on tõesti hästi toredad inimesed ja rõõmu ja õnnestumisi ja küllust ja armastust neile, siis see tuleb sulle 10-kordselt tagasi. Vanasti oli selline ütlus, et kui sa kellelgi midagi saadad, siis temani jõuab 1/6 ja 5/6 tuleb sulle tagasi. Ja seda ei ole vaja teha mitte selle mõttega, et oi, et kui ma nüüd hästi palju talle head saadan, et siis ma saan veel rohkem endale head tagasi vastu, vaid see peaks tulema südamest, sinu sisemusest, sinu tegelikust tunnetusest, mitte mõistusega loodud mustriga, et kui ma annan, siis ma saan vastu. Ehk ka universum näeb selle skeemi läbi ja tegelikult ei võimalda sul siis seda. Nii et õnnistades, soovides teistele küllust ja armastust, soovid sa seda ka iseendale ja eelkõige iseendale. Ja kaardite sõnum ongi see, et sa saad ise luua seda, mida sa oma elus tahad saada just sellega, mida sa endas sisaldad. Ehk sõnumi point või nagu selline point oli see, et ole ise see armastus, mida sa tahad välisest endale saada oma ellu. Nii et ole see armastus, see väljakirgav, õnnistav olend, et saada kõike ka oma ellu. Ehk soovides teistele, soovid sa seda ka endale. Sina oled looja. Nii et ole see armastus, mida sa tahad välisest endale vastu kiirgama saada.